Täna esitleme raamatut Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus. Lisaks kilekottidele ja loodusele räägib ta ka siis prügist ja pakenditest ja mis neist saab. Ja sellepärast me otsustasimegi selle raamatu teha, et lastele siis ja iseendale meelde tuletada, miks on tähtis loodust hoida, mitte tekitada prügi ja kasutada igasuguseid asju võimalikult kaua. Tõstate äkki käed püsti, kes oma kodus sorteerib jäätmeid? Väga tublid. Aga miks me sorteerime jäätmeid? Et ei tekiks sodi teistesse kohtadesse. Väga hea. See on üks põhjus. Aga üks põhjus on veel, et kuna kõik, mida me siin tarbime, kõik toolid, lauad, seesama raamat, see on tegelikult tulnud loodusest. Me oleme võtnud loodusest raamatu tegemiseks puid ja sellest teinud raamatuid. Nüüd, kui me kasutame neid samu asju uuesti, ei viska neid olmeprügisse, vaid sorteerime ilusti ära, siis näiteks kui pakendiringlusesse teie kodudes sorteeritud pakendid tulevad, siis meie võtame sealt välja kõik, mida saab uuesti kasutada. Kas te arvate, et sorteerimine on kasulik ja vajalik? Te olete väga tublid, mina arvan ka niimoodi. Aga aitäh teile ja ma loodan, et sorteerite edasi sama agaralt nagu praegu. Aitäh!